Jah, võtke seda, kui sa leppi ja süüa võtad. Nii. Ei söö ka ei ole kõik. Pärnumaal asuva Audru karusnahafarmi omanikud otsustasid pärast aastast vaagimist rebaste kasvatusele lõpu teha, sest ettevõtmine ei tasu end majanduslikult ära. Mina võiks küll edasi siin töötada, mul on kahju loomadest. Ma oleks nii tahtnud teda loomadega veel tegeleda. Karusnahaäri on olnud siiani tulus. Rebaste nahad on rännanud enamalt jaolt piiri taha ja selle eest on saadud head tasu. Kuid seoses viimastel aastatel kasvanud tootmiskuludega ei ole enam 600 kuni 700 krooni hea tasu ühe looma naha eest. Palgad on ikkagi tead. Eesti keskmine? Jah, ega nad ei ole normaalsed tegelikult nagu peaks olema. No palgad on, mis nad on? No rahul ka võib olla, ega ta kõige hullem nüüd ka ei ole. On kohti, kus on veel hullem. Möödunud aastal teenis firma ligi 3 miljonit krooni kahjumit. Lisaks jõustuvad 2009. aastal karusnahafarmidele Euroopa Liidu uued nõuded, mille täitmiseks vajab firma vähemalt 10 miljoni krooni suurust rahasüsti. Kõige tähtsamaks ikkagi ma loen seda, et järgmisest aastast hakkavad kehtima uued Euroopa Liidu seadused, nõuded puuri karusnahkade pidamise kohta, mis on küllaltki konkreetsed ja küllaltki karmid. Rebasefarmi asemele planeerivad rebasekasvatajad uut elamu- ja tootmisrajooni. Täna avaldasid Tallinna kesklinnas loomakaitsjad meelt karusnaha äri vastu. Karusnahk on mõrv! Karusnahk on mõrv! Karusnahk on mõrv! Loomaõiguslaste eesmärk oli anda inimestele teada, et karusloomakasvatus on oma julmuse tõttu paljudes Euroopa riikides keelatud. Meeleavaldajad leiavad, et Audru rebaseid ei tohiks mingil juhul tappa, loomadele oleks õige leida kodud või lasta nad vabasse loodusse. Ideaalne lahendus on võib-olla tõesti kuskile nad pigem nagu mitte kodudesse jagada, vaid vabaks lasta, või siis näiteks teise variandina luua nii-öelda mingi rahvuspargikene. Loomade tapmine karusnaha kasukate saamise eesmärgil on julm ja ebaeetiline. Ma ei näe küll mitte mingit põhjust, et see ei ole nagu põhjus, et mõni tädi saaks nagu aastas 2 korda kalli kasuka selga panna ja teatrisse minna, et sellel ei ole mitte mingit õigustust, et minu nägemus on küll, et tuleviku Eestis ei oleks mitte ühtegi karusloomakasvandust. Loomakaitsjad ei ole rahul sellega, et karusnaha saamiseks peetakse loomi sünnist surmani väikestes puurides. Vangistus ei ole metsloomade loomulik eluviis. Ei ole tore ega kena, kui loomasid peetakse väikestes, ostikutes, räpastes puurides, seni kuni neid tapetakse. Lisaks loomade väärkohtlemisele raiskab karusnahk looduslikke ressursse. Kunstmaterjali kasutamine aitab loodust säästa.